Nixi workshopiga. Jees, on valmis meil seal. Hey vlog, täna on siis 2. september, täna toimub Eesti YouTuberid live ja mul on olnud kõige kohutavam hommik üldse. Esiteks ma ei suutnud õige ajal üles saada, siis ma tõmbasin seda bluusi pooleks, nagu see, mida ma pidin selga panema, tõmbasin seda varruka pooleks. Ja nüüd mul on mingi tavaline, mingi Levise T-särk, ma loodan, et teised nagu super casuals, kui ma olen vaatanud eelmiste aastate pilte YouTuberid live'ist, siis nad minu meelest kandsin mingi T-särkeni ja ma loodan, ma näen nagu ok välja, ma ütlen selle jaki pealt ära. Aga, ja, saate aru, ma tõmbasin ta nüüd bluusi pooleks. Nagu, mis saab veel halvasti, mu juuksed näevad ka väga imelikud välja, millega pärast nagu täiega puhvis. Mu see juure tõsta mingi ei tahtnud väga töötada, tegelikult ma võiksin selle kaasa võtta. Ma arvan, asja oli selles, et mul ei olnud aega, et oleks nagu piisavalt üles soojenenud ja siis lihtsalt jumal küll, mul on huuled veel tegemata. Ma ei ole oma meigiga rahul. Ma ei ole täna mitte millegagi rahul, ma pole jõudnud veel süüa. Ma pidin kell 11 kohal olema, kell on 11.02 ja mul läheb vähemalt 10 minutit sinna jõuda, tegelikult isegi ei tea, sest et ma ei ole Tallinnast ja ma väga ei oska siin orienteeruda. 5-7 minutit ütleb Oliver. Täiesti lõpp, ma tahaks nutta lihtsalt, nagu ma üldse ei taha minna praegu, mul on nagu nii pekki kõik läinud, kõik millega ma arvestasin läks hoopis teistmoodi. Aga ma üritan ühe saiakese ära süüa, ma arvan, ma vlogin juba järgmine kord koha peal, nii et näeme seal ja ma loodan, et mu päev tuleb tunduvalt parem kui mu hommik, sellepärast, et jah. Hei, ma ütlesin nüüd kohale, ma hetkel backstage'is, me pidime kell 11 kohale tulema, et oma meigi asjad välja valida, aga me ei saanud seda teha, peame alles mingi paari tunni pärast seda tegema, et niisama tulime natuke liiga vara kohale. Praegu ma lihtsalt siin mingi joon vett, siin mingi juutšikkide smuutid ja juuttüüpide ja erinevad mingid smuutid, mida ma vist ei julge juua, sellepärast kui ma mingit mustikasja jooks, siis ma ei tea, mis mu hammastega juhtub igaks juhuks. Siis ma pean olema täna võimeline naeratama palju, võib-olla, ma ei tea. Ma just mingi mõtlesin, et ei tea, kui palju nagu seal Nixi, vaata, ma olin täiega üllatanud, täiega palju inimesi tuli juurde ja küsis pilte lihtsalt. Aga ei tea, kuidas täna läheb. Anita on ka siin. Ütle tšau. Anitaga teeme me koos seda. Ma olen nii imelik välja praegu, mul ei ole meika tehtud, nii et 3 tundi maganud ka nii. Ainult 3 tundi või? Mis sa tegid eile? Jool käisin. Jumal küll. Ma ei jõudnud eile trenni, et ma ütlesin, ma tahan minna sinna Viimsi MyFitnessisse, aga ma ei läinud trenni. 3 trenni vaba päeva, ma ei tea, mul pole mingi, ma ei tea, mitu kuud sellist asja olnud. Mõtlesin, ma näitan veits ringi, et mis siin on nagu laudade peale niimoodi, et lihtsalt nagu vlogile midagi juurde anda. Et siin on need, oota, kuidas neid kutsutakse? Ei, see, mis need on? Oota, ma näitan. Juanita Vibes, ma tean, ma vaatan see video. Oh my god, such a fan. Sydney. Cake Pops. Mõtle kohe, kes need teeb. Siis on makroonid ja siis on elulahedad mingid smuutid nagu, mis need on, juutšikid, juuttüübid, igasugused. Ja siis seal nurgas on eluhead söödid, mida täiega tahaks, aga mingi tüüp nagu askaldab seal ja ma ei lähe sinna. Aga kui ma olin Nixi seal peol, siis seal pakuti ka nagu täiega häid söörikuid, kõik sõid ja mina ei söönud, ma ei tahtnud oma meiki ära rikkuda, ma ei tahtnud teiste süüa, kui oleks nagu pilti tahavad või midagi. Ja ma täiega praegu kahetsen, täna ma küll plaanin kindlasti neid süüa, nagu kohe. Kuigi ma täna juba sõin mingi kaneelisaia, ma mingi põmst elan hetkel saia peal. Tervislik elustiil, what on ju. Siin on mingid imelikud, mitte imelikud, aga siin on mingid popcornid ka YouTuberid live. Popcornidega, ma ei tea, kuidas need siia sain, lihtsalt olid siin laua peal, ma ei tea, kas need on kellegi omad või midagi. Aga jah, see on siis selline backstage elu siin hetkel. Ma arvan, umbes poole tunni pärast siis saavad inimesed sisse. Hetkel veel siin kedagi ei ole, aga kui mina kohale tulin, oli juba väike järjekord olemas, nii et ma loodan, et ikka tuleb inimesi kohale. Ma loodan, et keegi teab, kes ma olen. Täna hommikul mul läks siis bluus katki, mida tahtsin selga panna, mul läks terve varrukas pooleks, on ju. Mu juuksed läksid pekki, mu meik ole hea ja nüüd ma kõndisin ringi püksilukk fucking lahti. Eesti YouTuberid live, tulge subscribe'iga teale kanalile. Inimesed lasti sisse, ma ei saanudki sellest klippega, see oli suht mõtet. Ma mõtlesin kõik nagu trügivad ja jooksevad, aga ilmselgelt see oli kohe piletikontroll. Nii et see on midagi sellist toimunud. Aga ma proovisin seda smuutit siin vahepeal. Just jälle hambad lillad, ma loodan. See on mingi mustika, mingi teema, see hele lilla. Siis sa võtsid tuve lilla, on ju? Mõtlesin ikka jootšikid. See on mingi imberiga, mulle imber ei meeldi. Mulle imbert ei saa. See on mingi mustika ja midagi veel, kui julge alla minna enam. See üritus on mingi 40 minutit juba umbes avatud olnud ja me tulime backstage'ist alla, õnneks leidnud ja teadis, kes me oleme, kohe saime pilti välja, on ju. Aga praegu näeb see siis selline välja. Siin on pealava, seal on mingi pildistamisnurk, siin kus õhupallid on meie Nixi nurk, seal taga on Sportland ja siis seal kõige taga on Svet
pränk. Meil on reaalselt täpselt sama vlog content, nagu ma rääkisin täpselt samamoodi. No sul ei läinud pluus katki ja plüksirukad lahti. Me vaatame siin ala peal ringi. Mingi 20 minuti pärast peaks olema täpselt see Nixi alale, et enda selleks workshopiks meigi asju vaadata. Meil kõlaritsist tuleb igas sound, aga me jõudsin praegu tagasi backstage, mulle toodi isegi kingitus nagu, oh my god, nii arvas, ma näitan seda kraani. Kes see toob mulle asju, nagu ma olen nii mõttetu. Ma näitan, nii ilus kaart. Ausalt nii ilusti tehtud, nagu mina küll ei oskaks ilusat kaarti teha, ausalt. Siis siin on veel selline väike nunnu märkmik, donut, ma just sõin enne donut ja väga accurate on ju. Ja siis on ise tehtud võtmehoidjad ja Ana. Oih, ei pidi pean näitama. Nii nunnu lihtsalt ausalt, nagu ma reaalselt ei oota, et keegi toob mulle midagi. Isegi ei oota, et keegi mul midagi küsib või pilti tahab, aga see on alla nagu hullu päev, kõik tahavad pilti autoga. Meil on siin nüüd natuke süüa toodud, siin on mingid miniburgerid, see on mingi salat ja leivad, aga meil puuduvad nagu kahvlid ja taldrikud. Ja poole tunni pärast me saame minna oma Nixi kohvri kokku panna. Hetkel oli seal hullumaja, me tulime ära, me ei saanud lihtsalt midagi teha. Praegu tuli Anitaga üks mõte, et minult täielt küsitakse, et ma teeksin Tartus meetupi ja varem olen mõelnud, et ma ei taha seda teha, sellepärast et ma olen liiga vähe aega videoid teinud, mingi 4 nädalat hetkel on ju. Aga nagu selle nädala sündmustest teha on siis vist ikkagi inimesed on päriselt ka huvitatud ja siis me mõtlesime, me oleme mõlemad Tartust. Et kui teha Tartus meetup, siis teeks äkki koos. Mida te arvate sellest, et nagu aega kommentaarides, kas te tahaksite, et me teeksime Tartus meetupi ja öelge, kas te tuleksite ka kohale ja öelge, et kuna ja nii edasi. Ja loodan kõige edasi, et helistada. Kõige edasi, kõik keset seda, aga jah, et andke teada. Ja võika. Ja nad on ringlani juures. Räägi minu Nixi piltidest. See on nii ilus. Praegu ma olen siin Nixi ala jälle, väga suur rõilli ja peaks varsti hakkama pihta see workshop, panin oma pintsid siia alla välja. Meil on concealer'il ainult ühte tooni, me ei tea, loodan, et sobib. Varsti hakkame pihta ja pärast update, kuidas läks suruda hästi. Praegu see on väga raske rääkida. Ma ei kujuta ette, kuidas keegi meid kuulab, aga eks ole näha. Anita, kas oled valmis või? Jaa, väga valmis. Järgmiseks looks on Asiani Shape of You. Ma tean, et te olete tänast kuulnud, aga teeme veel. You chickide meetup. Me alustame nüüd oma Nixi workshopiga. Jee, sa valmis meid seal. Kell on siis 15:45, me lõpetasime oma meigi workshopi. Läks oodatust natuke paremini isegi, sellepärast me ennem tegime juba nii palju, ma arvan, me tegime juba ennem mingi 100 pilti vähemalt ära. Oli vist enne? Ja ma arvan rohkem. Üle 100 pildi ma juba ennem mõtlesin, et kui meil tuleb see meie aeg, siis on kõik pildid tehtud, keegi enam ei taha veel. Aga õnneks tuli ikkagi inimesi. Ja meik tuli ka suht okei minust välja, nii ilus modell meile sattus. Kõik tegelikult ilusidega nagu. Tema peal oli väga hea kerge meikiga teha. Värgid sobisid ja siis tuli väike Q&A peale seda ja siis tuli pildistamise aeg ja autogrammide andmise aeg. Reaalselt nagu nii suur aitäh kõigile, kes te tulite igast pilte tegema või autogrammi küsida. Ma isegi kui te ei küsinud mitte midagi, et kõik see tulid. Nii lähe. Ja ma mingi igas vloogis praegu enne näha inimesi. Ma hetkel olen nagu täiega väsi. Sorry, ma õige. Ei, ma lähen ka joon Red Bulli ja ma arvan, et mingi vlogi lõpus ma mingi räägin, kui tänu oli, kui ma olen nüüd asjaga. Aga täiega lahe meil on siin olla, täiega lahe. Me lähme nüüd alla korra, siin on mingi kohvid, vaatame sinna, sest see on ainult selliseid nagu snäki moodi asju. Ma vlogin siin teisi inimesi. Aga vaatame, äkki saab midagi korralikumat süüa. Lähen võtan ühe Red Bulli, siis mul on ka veits energiat, siis ma juba räägin täiega uuesti. Jõulog, praegu on kell siis 5:25 ja mina olen siis Portlandi alal. Ja mis su nimi on? Kiara. Kiara, kes väga mu vlogi saada. Mu Instagram on Kiara_show. Oh, väga lahe. Kas sa tahad sõpradele ka midagi öelda? Ei taha sõpradele midagi öelda. Mina ütlen su sõpradele tšau, ma ütlen Kiarale tšau, kui ta seda vaatab. Ja ma juba räägin teiega pärast natuke hiljem. Ütle tšau. Tuleb veel üks takeover, ütle midagi. On Instagram. Mis Instagram on? Sinine mustikas. Sinine mustikas Vaaleoga ja kõik. Subscribe! Kauki kõikidele Diana vaatajatele. See on mina, Krisu. Ja kindlasti tšekake nüüd. Instas on mu nimi Silvarikas ja Diana. Kui sa seda vaatad, siis tead, sa oled YouTuber. Ja ma loodan, et sulle meeldib kõik see live ja et sul on kogu aeg elus hea. Nimelt kindlasti ma loodan, et sa jätkad oma videote tegemist, kuni sa saad vanaks ja no siis sa oled ikka veel ilus, aga sa oled
näeme veel, kindlasti aitäh, et sa siia tulid. Tšau! Mis lugu mul oli Kennetiga seal? Eks me kohe tuleme. Let's go! Palun! Aitäh! Alati ma räägin ka praegu siis pealava show käime, saime ka kõige alguses peale minna täiega lahe. Ja nüüd me lihtsalt istume siis kordad jalad ja vaatame show'd ja chillime, kuni ära lõpeb. Kell on 18:37 ja just lõppes see live show ära. Me olime seal kordad jalal, vaatasime. Me tulid väiksed sõbrad kõrvale, tegime pilte, autogramme, kallis ühisõma rääkisime. Aga ma arvan, et siin nagu lõpeb võlid siis sellest üritusest, ma pole rohkem midagi enam väga vlogida ja öelda siis oma arvamus meie selle ühise meetupi kohta. ja Tartu meetup. Ja tegelikult seda vist ei öelnud, aga meil on kindlasti plaanis filmidega koos video, et kui teil on kollaab, et kui teil on mingeid soovitusi, mingeid challenge ja mingeid asju, siis palun öelge all kommentaarides. Kell on nüüd 19:26, mulle tuleb järgi ja ma hakkan hetkel Tartu poole liikuma, ma käisin Circle K-st ehk Statoilist läbi, ostsin endale ühe smuuti, see on ananas, banaan, kookos, selline smuuti ja siis ma võtsin endale võiku. See on mingi singi ja juustuga võiku, kuigi ma tahtsin ligi tervislikult, sest see sellisel ei tundunud sellest eriti värske ja midagi mummu pean võtta, siis mõtlesin, et davai, ma võtan lihtsalt võiku, kuigi täna, mida ma olen söönud hommikul, ma sõin ühe kaneelisaia, ühe proteiini jogurti, siis lõunal või päeva jooksul ma seal sõin ühe mingi väikse minipurksi, see oli mingi minipurksid, siis ma olen söönud ära 2 sõbrikut ja natukene näksisin seal leiba ja see oligi vist kõik põhimõtteliselt, ma pole täna mitte midagi korralikku söönud ja nüüd ma jälle jätkan saiaga, ma olen nii palju lihtsalt täna saia söönud, et see on rõve, ma mõtlen ise ka üheks saiaks, ma pole 3 päeva trennis käinud, aga homme ma lähen uuesti trenni ja hakkan paremini sööma. Siis mul endal juba natuke paha olla sellest saiast ja kõigest, aga noh, mis teha, elu on hetkel selline. Aga ja ma liigun nüüd Tartu poole, arvatavasti läheb mingi 2,5 tundi, et Tartusse jõuda. Tahaks juba täiega Tartus olla. Tallinn ikka ei ole väga minu linn, kuigi oli tore, ma pärast kindlasti lõpetan selle vlogi ja räägin pikemalt need hetkel, ma lihtsalt olen siin autos ja istun rahulikult söö, mul on nagu peavalu sellest kõigest, täiega lahe oli ausalt teha, aga lihtsalt ma olen nii väsinud, et mul on pea veits valus ja mul on hääl nii ära röögitud või ära räägitud, ma ei tea, ma pidin nii kõvasti rääkima kõigist üle, et mul on kurk valus täiega ja ma hea meelega lihtsalt istun siin vaikuses ja söön ja lihtsalt olen. Kell on 9:30, me jõudsime Tartusse, hetkel me oleme Kvartalis toidupoes. Ma olen hullult halvasti söönud, aga see, ma ei tea, ma ei suuda lõpetada, ma mõtlesin endale šefiiri korve või ma hakkan kohe varsti ostma. Aga samas võtsin ka mingi fitlapi, mingit tervislikku asja, nii et äkki pole hullu. Aga peaks suht lampema praegu vlogin, aga mul on siin suurema footage'it juurde vaja, sest et täna on siis hästi palju nagu lühikesi klippe. Aga ma olen praegu siin poes ja ostame põhimõtteliselt hommikuks süüa, sest meil pole midagi süüa. Ma pole mitu päeva hetkel kodus olnud. Ma tahaks veel proteiinijogurtit. Me vist ei ole, me võtsime kaasa vist, on ju? Skirri tahaks, mul emmaraši on mustikaskirr. Tahaks täiega tolle fitness-tädi asemel lihtsalt see skirri reklaamis olla, nagu ma ränk promo ja lihtsalt. Aga davai, ma ostan siin poes paar asju hommikuks ja siis ma lõpetan juba vlogi kodus. Kell on nüüd kohe 10 saamas ja ma jõudsin lõpuks koju ja ma siin ka lõpetan selle vlogi. Tänane päev oli ausalt, ma nagu ütlesin Niksi kohta seda sama, et see oli kindlasti üks kõige meeldejäävamaid päevi sellel aastal. Kui ma 4 nädalat tagasi alustasin eesti keeles videote tegemist, siis ma tegin selle kanali täiesti nagu pool naljaga, come on, selle kanali nimi on Diana Banana, see ei olnud üldse tõsiselt võetav, aga ma tegin oma esimese vlogi ja mulle hakkas vlogimine nii väga meeldima, see on kuidagi palju chillim kui peakanali videote tegemine. Ja siis ma järjest tegin ja tegin neid vloge ja ma oleks elu sees uskunud siis, kui ma filmisin seda esimest vlogi, et 4 nädala pärast mind kutsutakse igasugustele üritustele, ma osalen Eesti YouTuberid laivil, ma teen mingi live Q&A-sid, töötan koos Niksiga ja ma ei oskagi midagi öelda, et lihtsalt ma olen nii väsinud ja ma ei leia sõnu, aga ma lihtsalt tahan teid tänada, et te mu videoid vaatate, et te nii palju kommenteerite, et te nii palju likeite, sellepärast, et kui teie minu videoid niimoodi ei vaataks, siis ma ei oleks mitte kuskil, ma oleks see nädalavahetus terve see nädal kodus olnud ja mitte midagi teinud. Et see oli tõesti uskumatu kogemus ja ma pole kunagi varem teinud mitte kellegiga pilte, pole mitte kunagi andnud autogramme ja täna ma arvan, ma tegin nagu 100 pilte, lihtsalt andsin 100 autogramme ja reaalselt see oli nagu
täiesti sürreaalne kogemus. Ma tahan öelda aitäh, ma loodan, et see, kui tänulik ma olen, väljendab piisavalt ning muidugi tahan ka tänada neid, kes korraldasid Eesti YouTuberid laivi ning ka Nixi tiimi, kuigi see oli mu eelmises vlogis, aga tegelikult see alles 2 päeva tagasi. Et nad mind niimoodi kutsusid nendele üritustele, sest see oli tõesti täiega lahe. Ma ütlesin, ma pole elu sees enda vaatajaid kohanud ning nüüd ma alguses täiega kartsin, kas ma saan üldse hakkama, aga nüüd ma ei suuda oodata, et uuesti mingi selline üritus tuleks, mis ma ei kujuta ette, kuna võiks tulla, aga jah. Ja siis mul lähevad juba sõnad sassi. See vlog on vist ülipikk. Mul oleks vaja ka vlogi küsimust. Võt ma küsin, kes on teie lemmik YouTchik, sellepärast millegipärast see oli täna väga palju teemas. Mulle isiklikult meeldivad kõik YouTchikid. Kõik olid väga toredad ja üldse kõik need inimesed seal backstage'is, keda ma nägin, olid väga toredad. Ma mõtlesin võib-olla nad nagu ei tea, kes ma olen või ma ei tea, lihtsalt nagu vaatan, mida ma seal teen ja võib-olla ei taha mind sinna, aga kõik olid reaalselt täiega toredad, et aitäh ka nendele YouTuberitele, et need nii toredad inimesed olid. Nii et jah, minu selle vlogi küsimus on, et kes on sinu lemmik YouTchik või kui sa vaatad hoopis YouTube, siis kes on sinu lemmik YouTube? Mina ise väga YouTube ei ole vaatanud. Ma vahepeal vaatan neid videoid, aga ma küll lemmikut ei oska valida. Ütle, et kes on sinu lemmik YouTchik või siis lemmik YouTube. Aga ma lõpetan selle vlogi siis siin. Aitäh vaatamast. Palun pange sellele vlogile thumbs up. Üritame saada jällegi 400 thumbs upi. Ma ei tea, mõni video mul see õnnestub, mõni video mitte. Tegelikult eelmine video mul vist on üle 500 thumbs upi, mis on suht haigem sellisega osa Mariaga filmitud video. Nii kui sa ei ole veel subscribe itud sellele kanalile, siis palun tee seda. Ja kui sa tahad ka mu peakanalile subscribe ida, ma üks päev postitan sinna video, ma luban, siis link selleks on video descriptionis. Ja kui sa ei like'i seda videot ja ei subscribe, siis mu koer on väga kurb ja ma ei taha seda. Aitäh vaatamast, ma loodan, et te nägite läbi selle vlogi, kui tore päev mul oli, sest mul ei olnud võimalik võib-olla nii palju vlogida, kui ma oleksin tahtnud. Eriti kui ma ise tegin mingeid asju või saanud ju vlogida, ma pidin inimestega suhtlema või oma meigi workshopidega, mida iganes. Et ma loodan, et seda vlogi oli siiski huvitav jälgida ning ma loodan, et tulevikus tuleb veel selliseid üritusi ja et ma saaks veel selliseid vloge teha. Aitäh vaatamast ja ma näen teiega juba oma järgmises videos. Tšau!